Tahaksin tutvustada ka lillede valikut seemnetest just ja jälle samamoodi jaotame siis lilled kahte ossa. Need on siis taimed või seemned, millest me saame taimed peame ette valmistama, et nad hakkaksid meie suve jooksul ilusti õitsema. Ja siis seemned, mida me saame otse külvata avamaale peenrasse. Eraldi gruppi veel moodustavad püsikute taimed. Alustaksime siis ettekasvatatavatest lilleseemnetest, mis siis vajavad hästi pikka kasvamisperioodi. Kõigepealt on need hästi peene seemnega taimekesed, nemad siis järelikult ka idanevad natukene aeglasemalt ja mida siis ei tohiks külvata väga tihedalt, kuna siin on hästi peenikene seemnepuru, siis on need näpuga siis katsudes tunneme, et selles pakis on mingisugune toru sees, see on siis tegelikult pandud see seeme kapslisse. Samamoodi on siis kapslid sees petuuniatel, veel on hästi peenikesed, on virklisude seemned ja lobeeliate seemned. Nüüd on võõrasema. Võõrasema peab jälle teadma, paki peal on see õnneks kirjas, et ta on 2-aastane ja õitseb alles 2. aastal. Aga kui me külvame ta veebruaris, märtsis, siis võib meil õnnestuda suve 2. poolel seda õit juba näha. Ja siis järgmisel aastal, kui ta nüüd üle talvitub ilusti, hakkab ta kevadel ka õitsema. Ette kasvatatavatest suvelille taimetest on kindlasti üldtuntud astrid. Hästi palju sorte on neid aretatud ja tema siis tuleks ka külvata märtsis-aprillis tuppa siis külvikasti, et saada siis see taimekene, mille me siis alles öökülmade möödumisel võime peenrasse istutada. Üks huvitav taim, mida on nüüd potis palju ostetud ja talub ka mõningasi miinustemperatuure, on pärdiklill. Tema on siis ka tegelikult 1-aastane taim, aga kui me peenra peale ta jätame, siis ta annab hästi palju ise külvi. See tähendab seda, et siis kui kupar saab valmis ja seemned valmis, siis ta puistab need samad sinna peenrale laiali ja järgmine aasta võime üllatuda, et meil on uuesti pärdiklill kasvama hakanud, kuigi me ei ole seda külvi ise teinud. Peiulill on siis selline, kui me tahame teda kiiresti kasvama või õitsema saada, siis me külvame ta ka külvikasti, aga võib ka avamaale. Siis üks väga tuntud taim, mida me siis armastame ka külvata otse peenrasse, on lillhernes. Samamoodi võib teda siis panna jälle nendesse kassettidesse kasvama ja kui me ta varem juba saame toas kasvama, hakkab ta meil ka suvel õues kiiremini õitsema. Kuid väga lillhernega sarnaste õitega on nüüd laialehine seahernes, mis on tegelikult hoopis püsik. Jällegi, kui me paki tagant siin loeme, et tuleb ta ette kasvatada veebruaris-märtsis või siis külvates siis otse aprillis peenrale, saame me mitmeks aastaks selle õitse ja tema taime kõrgus on siis antud siin 2 meetrit, kasvab, tuleb talle kindlasti tuge panna siis. Nüüd on üks taim veel, on päevalill, millest on siis ka väga palju sorte, see konkreetselt on siis selline, kust me saame ka suuri seemneid. Tavaliselt on need päevalilled ka väga kõrgekasvulised. Välja võib veel külvata lõvilõuga, kuigi on siin ka võimalus, et me võime teda ette kasvatada, aga pole midagi hullu ei juhtu, kui mais külvame ta peenrale, jõuab kasvama ja õitsema hakata. Kivikilbik hästi lühikese kasvueaga hakkab kiiresti õitsema. Ja üks väga vastupidav ja vahva taim on suviflaks. Moodustab selliseid madalaid, tihedad õitsvaid mättaid ja nemad õitsevad kuni külmade saabumiseni, isegi kannatavad mõningaid miinustemperatuure, sügisel õitseb väga kaua. Hästi ilus taim. Siis muidugi väga ammu tuntud kosmos, mida võib siis samuti taimekestest ette kasvatada või külvata otse peenrale. Saialill kindlasti otse peenrale, pole mõtet teda isegi ette kasvatada, kuna tema juur ka ei armasta sellist lõhkumist ja tal on parem, kui me juba ta peenrasse külvame. Siis muidugi mungalill ehk siis kress, kes on jälle samamoodi erinevaid sorte, on aretatud siis madalakasvulisi ja selliseid, mis ronivad väga kõrgele. Samamoodi on ju ilusad lilled ka püsikud.
püsikute pakkidelt. Jällegi peame lihtsalt seda kirja hoolega lugema, et kui on kirjutatud, et see on püsik, siis õitseb ta meil ka järgmisel aastal jällegi vaadata talle ilus õige kasvukoht, arvestada siis sellega, et tema värvid sobiksid kõrval olevate lilledega, et tal oleks sobiv muld, et tal oleks piisavalt päikest ja siis peaks kõik hästi õnnestuma. Kui me neid lilli muidugi külvame, siis külvikasti võiks panna ka etiketi, millega siis pliiatsi peale saame kirjutada kas külvamise kuupäeva ja kindlasti ka lille nime või siis panna siis lille nime asemel võib sellesse külvikasti torgata selle sama lillepaki, et see pilt oleks siis näha ja me saaksime täpselt teada, mis meil sealt külvikastist välja tuleb. Et kui te nüüd olete unustanud selle petuunia või mõne muu rõdulille, siis seemned külvamata veebruaris või märtsis, siis ei tasuks väga õnnetuks muutuda, sest aianduskeskusesse Ortes tulevad alati müügile ka noortaimed ja need siis saabuvad müügile märtsi algusest. Ja samamoodi on siis võimalik ka kõiki köögiviljataimisid osta ja tuleb hiljem ka muidugi suuremad taimed, kes on omale ampli tegemisega hiljaks, nüüd saab ka osta valmis ampli.